jäänud külma kätte, oodatud on show. Sul polnud aimugi ja mis siis, keda poleks oodanud, kõik on siin. Tere Maria, kuidas sa üldse laulmiseni ja muusikani jõudsid? Ma ei tea, millal ma ei ole laulnud, on nagu parem küsimus ja muusikat teinud, et vanemad on muusikud, panid muusikakooli, sealt see niimoodi läks, et tegelikult see on alati väga loomulik osa elust olnud. Aga sa muusikakoolis hakkasid kohe juba lauluerialal õppima või seal oli mingi instrument esialgu? Ja igasugused pillid, klaverist viiulini, proovisin kõik läbi ja siis mingi hetk jõudsin laulmise juurde. Natuke tegelikult hilisema seas. Aga sa oled ju sündinud ja elanud tegelikult ka Soomes. Kuidas see juhtus? No vot, küsige mu vanemate käest. Nad läksid õppima sinna ja siis tulin mina. Kaua sa Soomes olid? 8 aastat. Esimesed 8 aastat elasin seal. Ja siis vanemad arvasid, et okei, aitab küll sellest ja siis tulime tagasi Eestisse. Aga soome keele said suhu ikkagi? No, veits. Aga ega ma arvan, et 5-aastane räägib ka paremini kui mina, nii et... Millega sa praegu tegeled? Õpid sa kuskil? Ei, mina olen oma õpingut hetkeks ära teinud ja tegutsen lihtsalt täiel rinnal selles muusika vallas. Aga oled sa muusikat kuskil veel edasi õppinud peale muusikakooli, siis noorte muusikakooli? Jaa, ma õpetasin Georg Otsa nimelise muusikakooli, mida enam ei ole, mis on nüüd Muba. Ja siis käisin ka tegelikult BFM-is muusikat õppimas. Aga mis muusikat sa ise üldse tavaliselt kuulad? No minu jaoks jääb ta sinna tegelikult hästi palju erinevat muusikat. Ma olen siuke üleüldine muusikaarmastaja. Popist, R&B-ni, viimasel ajal kuulen hästi palju bossa novat. Kuidagi, võib-olla see suve mingisugune möll on natuke ära väsitanud, et mul on vähem natuke maha rahuneda, et olen siukest rahulikku džässi kuulanud viimasel ajal päris palju. Rääkides suvemöllust, sinu poolt tehtud hitt kõlab mul siiamaani iga päev kõrvus. Kuidas sa Nubluga kokku said? Räägi sellest protsessist. Jaa, tal on siuke eriprojekt. Räimerahvas ja laulsin talle seal backi ja kuidagi, ma ei tea, kuulis mu muusikat ja mõtles, et tal on paar demo, kuhu ma võiksin sobida ja niimoodi see push it sündiski, jah. Aga kas sul oli aimu, et sellest saab selline megahitt? Ei, võt seda ma ei teadnud. Ma teadsin, et okei, tõesti, tal on väga meeldejääv refrään ja sõnad, aga et selline hitt tuleb, no kunagi ei taha nagu liiga suuri ootuseid ka seada endale, et rahulikult vaadata, kuidas läheb, et ja mul on vist väga hea meel, et inimesed naudivad. Tuntakse sind nüüd nagu tänaval ära ka või kui seal tänaval käid mingi? No vahepeal on, aga ma ütleks, et keskmine Eesti inimene on päris chill ja rahulik. Et võib-olla isegi kui tunneb ära, siis on siuke, et lastakse hingata kohe ja, niimoodi. Ei, kõik on väga hästi, saan käia igal pool. Tegelpilt vahib otsa ja lubab, et käsis südameel täna ainult liigume. Hoia eemal neist tunnetest, mis ilmusid, segi ajasid. No, paar päeva tagasi ilmus sul uus laul Varahommik. Räägi, kuidas see lugu sündis? See lugu sündis produtsent Kevin Niglasega. Me kohtusime eelmisel sügisel ühel üritusel ja mõtlesime, et võiks teha paar stuudiosessi vaadata, kas tuleb midagi ja tuligi. Et paar sessi tegime ära ja siis see hakkas nagu tulema sealt, nii et jah. Millest see lugu räägib? Jah, ma teadsin, et te küsite seda. Seda on natuke, nagu ma ei tea, olete kuulnud, selline võib-olla ei ole kõige nagu aimatav sõnum, aga minu jaoks see räägib lihtsalt sellest, kuidas me inimestena kogeme hästi sarnaseid asju, sarnaseid probleeme, muresid ja kuidas me nagu suudame üksteisega suhestuda, et oleme samu tundeid tundnud, et lihtsalt siuke inimeseks olemine üldiselt, aga millest võib täiesti mis iganes asjast rääkida. Kuidas ise tõlgendame? Kuidas ise tõlgendame, just, et ma tahtsingi jätta selle natuke segaseks. Suur aitäh sulle, Maria, meile külla tulemast ja edu! Aitäh kutsumast! Aitäh!